Tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen ladumise, kus siis vaatame või küsime seda, et mis toetaks sind, et sa saaksid jääda oma tõesse ja aususesse. Mis siis kaardid selle peale vastaksid sulle või näitaksid. Ja tegemist on üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda, saate teha siin valiku. 3 gruppi on välja käidud mul siin ja vaatame, mis siis sind toetaks, et sa saaksid jääda oma tõesse ja aususesse. Ja kui teil on soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite siis alati jälle taas kord kirjutada, iga jumala kord ma seda räägin teile. Ei tea, kas vahepeal midagi muutuks ka. Aga ja kui teil on soov oma emotsioone hakata vabastama oma kehast, et teie elu saaks vabamalt voolata ja et te liiguksite oma siis sellise puhta olemuse suunas, siis see võimalus on ka minu poolt kättesaadav. Ja teadvustades iseendale seda, et meie kogemused on siis meie projektsioon meie sees olevast sagedusest. Et kõik, mis meie sees on, seda me siis reaalsusena tunda saame, sest reaalsus vastab alati meie energiaväljale. Ja see tähendab seda, et me ei pea midagi otsima ega teadlikult tervendama. Kõik, mis vajab vabastamist, ilmub loomulikult meie ette olevikus. Ja kui me oleme teadlikud sellest, kuidas me saame nüüd seda emotsiooni ja sagedust endast vabastada, mis on alla surutud, siis me saame sellega ka tegeleda. Me ei pea kuskil minevikus tuhnima ega midagi tervendama ega lõputuid kursuseid läbi käima, vaid me saame seda kodus oma ette teha või kas või jalutuskäigul, kas või tööl, ükskõik kus. Kui me tunneme, et mingisugune laeng või emotsioon pinnale kerkib. Meie kehateadvus on nagu justkui selline magnet, mis tõmbab siis ligi just neid kogemusi, mis vastavad siis meie sees salvestunud sagedustele ja me ei pea otsima oma neid takistusi, sest et elu toob need automaatselt meie ette täpselt õigel ajal ise, et me siis neid saaksime vabastada. Ja see on tegelikult väga imeline, väga imeline, sest elu ise juhib meid nii-öelda selle puhastusteekonnale. Võib ka siis öelda tervendamisteekonnale, aga ma isiklikult ei arva, et meil on midagi vaja terveneda, kui me füüsiliselt haiged just ei ole. Sest et meis kõigis on kõik juba olemas, lihtsalt need emotsioonid ja sagedused, mis meie kehas on kinni, need takistavad meil oma tõelist puhast olemust näha. Et elu ise juhib siis meid selle puhastumisprotsessini ja selle avanemise poole, avardumise poole, ilma et me peaksime seda sunniviisiliselt otsima kuskilt või tegema või hirmsasti mõtlema, mis mul viga on. Et kuidas need meisse salvestunud sagedused loovad meie kogemusid, ongi see, et kui meie sees on lahendamata hirm või valu, siis elu näitab seda meile väliselt ja kui meie sees on näiteks hirm hüljatuse ees, siis ta võib pidevalt siis kogeda või me võime pidevalt kogeda hüljatuse mustreid suhtes. Et see tuleb nagu kogu aeg pinnale, see ei kao kuskile ära. Et ükskõik kui palju sa seda alla võid suruda või vältida, see ei kao kuskile ära, see on kogu aeg sinu endaga. Ja selle eest sa põgeneda ei saa, kuniks sa suudad selle või kuniks sa vabastad selle. Kui sul näiteks on rahapuudus,
mingisugune rahapuuduse sagedus, siis sa koged rahalisi raskuseid oma elus, sest see näitab tema sees olevat siis seda energiat, kus mingisugune energia on kinni või mis uskumus sul kuskil alateadvuses on või mis paradigma sa kannad endas. Aga see kindlasti ei ole nagu mingisugune karistus ja see on võimalus märgata ja siis vabastada need. Et kui me hoiame kinni, siis meil ongi nagu justkui takistused tee peal, aga kui me ei hoia enam kinni, siis elu muutub kergeks ja voolavamaks. Sest et kui inimene lõpetab vastupanu ja klammerdumise millegi külge või endast eemale lükkamise millegi suhtes, siis takistused hakkavad iseenesest lahustuma. Et kui me sees on vabadus ja usaldus, siis elu kajastab seda ja kogemused muutuvad kergemaks. Ja olevikus on alati kõik, mida me peame teadma ja kogema. Me ei pea seda kuskil otsima minema. Me ei pea minevikku kaevama minema ega sundima ennast siis nii-öelda tervenema. Et elu toob kõik üles õigel ajal, sealt alateadvusest pinna alt, mida me oleme sinna alla surunud, et sa saaksid vabalt voolata siis. Et kui miski tuleb üles praegu, siis see tähendab, et see on valmis lahustuma ja liikuma edasi, liikuma sinu kehast välja. Aga kui me takistame seda, siis me surume selle uuesti alla või siis paiskame teiste peal välja. Et me ei pea kindlasti võitlema ega pingutama. Et elu näitab meile alati, mis on valmis vabastamiseks ja näitab need kohad ette, mis sinu sees on. Et kui väljapoolt midagi tuleb, puutub sinu sagedusega kokku ja siis käib võib-olla see mingi plahvatus või pinnale kerkimine, et siis saaks see emotsioon või laeng teie kehast vabastatud. Et nii lihtne tegelikult see ongi ja võib-olla algul on natuke keeruline, jah, seepärast, et me ei ole sellega tegelenud, aga see on üsna ma soovitan seda nagu kõigile oma elu lihtsustamise mõttes juba, et kes tunnevad siis seda raskust pidevalt, et siis on oluline enda heaolu eest ikka seista, et me ei tulnud siia tegelikult ju siis kannatama, vaid ikkagi seda elu nautima ja siin mängima ja särama ja rõõmu tundma. Ja kõike seda jagama ka teistega. Nii et kui on soov, siis võite ka selle osas minuga ühendust võtta, aga liikudes siis ladumise juurde, esimene grupp, et mis toetab sind, et sa saaksid jääda oma tõesse ja aususesse. Vaatame. Grupp number 1. Mis toetab sind, et sa saaksid jääda oma tõesse ja aususesse? Enda kaardipakist ka. Et siin just nimelt ma näen, et selle alkeemia kaardiga ehk siis selle
mõõdukuse kaardiga, et tuleks leida see tasakaal ja rahu enda sees ja kuidas see tekib, ongi see, et millest ma just enne rääkisin, et tuleb seest puhastada ennast ja luua see nihe enda sees. Et mõõdukus ongi kui alkeemia ja see toimub siis sisemise alkeemia või sisemise muutumise, et sinu sees toimub see energeetiline nihe siin. Ja see ongi see puhastumine ja vabastamine, et selle nimel võib-olla siis tööd siin teha ja mitte tähelepanu pöörata sellele 3 ümber kukkunud karikale, vaid märgata ka, et sul selja taga on veel neid võimalusi. Et see läheb nii hästi selle kaardiga kokku siin, et millele sa lukustad oma pilgu, see saab reaalsuseks, et kui sa kogu aeg lukustad pilku sellele 3 karikale, siis sa ei näegi mitte kunagi neid võimalusi, mis sul selja taga justkui on. Et siin tuleb, mis toetab sind siis, et sa saaksid jääda oma tõesse ja aususesse, ongi see, et sa pead enda energia ära muutma ja selle nimel tööd tegema, tõstma pilgu kõrgemale kui sellele, millele sa selle oled reaalsuses lukustanud. Muidu sa lood seda reaalsust aina juurde ja see nagu tsükkel jätkub. Siis sa lood ka enda sees sellise tasakaalu, aga sul on vaja sellist kannatlikkust ka endas nagu justkui säilitada, et mitte kõike nurka visata, kui sul alguses kohe kõik ei tule välja, vaid see on nii nagu on ja sellega pole mitte midagi valesti. Et sa ei tohiks siin äärmustesse laskuda. Ja sa ei pea kuskile kiirustama, teadvustada, et sa ei pea ka kuskile kiirustama, rahulikult võtta neid asju. Et pühendu rahulikult sellele, et saavutada endas see siis tõde ja ausus, mille nime või mis on need nagu verstapostid või mis on see, mille järgi sa nagu elada tahad. Et need justkui toetaks sind, et see nagu toetaks sind. Ja teha selle nimel sihikindlalt tööd, et ära anna alla, ei ole vaja kiirustada. Ja just nimelt, et kui sa jätkad seda tegutsemist selle nimel või siis nagu tegutsed selle nimel ja oledki kannatlik selle suhtes ja ei kiirusta kuskile, sest aega on meil lõputult, siis toimub ka siin muutus. Iga samm nagu, mille sa teed, sellega sa liigud selle suunas, et liigud selle tõe ja aususe suunas. Et sa võib-olla kipud tihti vajuma sinna emotsionaalsesse tsüklisse, kus sa tunned sellist kaotust või pettumustunnet või kurbust. Ja need emotsioonid ongi vaja selle alkeemia kaardiga siis vabastada ja teadvusta iseendale, et kui sa sellele pilgu suunad ja hoiad seda pidevalt, siis sa lood seda reaalsust juurde ja kas sa tahad seda uuesti ja uuesti kogeda? Kas sa tahad selle kurbuse ja leina sees kogu aeg sipelda nagu justkui? Aga see võib-olla ei ole see kõige parem sõna, mida öelda, vaid ikkagist keskenduda sellele enda energeetilisele muutusele ja sellega ei ole mitte kuskile kiiret, võta rahulikult, ole kannatlik endaga, tee pühendunult tööd selle nimel ja tõsta see pilk sellelt, kus sa oled selle juba lukustanud ja kuidas sa lood nagu oma reaalsust sellega.
sest et isegi kui sa tunned, et midagi on läinud kaduma või millestki oled jäänud ilma, siis, siis tegelikult siin ju näitab ka, need kaardid näitavad, et need 2 karikat on ikkagist alles ja võimalusi sul on veel erinevaid. Et see lootus ja see armastuse võimalus sul on, aga ole oma tunnete suhtes aus ja seisa nendega silmitsi. Ja see aitab sul jääda oma tõesse või liikuda oma tõe ja tõesse ja aususesse, tõe ja aususe suunas. Ja ära eita oma valu. Aga ära lase sellel sind määratleda. Sest et teadvusta, et sinu tähelepanu ja fookus loovad reaalsust. Ja kui sa hoiad pilgu tõel ja autentsusel ning sisemisel rahul, siis see saab sinu väliseks kogemuseks. Aga kui sa hoiad oma pilku sellel kurbusel, masendusel, melanhoolsusel või sellel leinal, siis see saab sinu reaalsuseks. Et see on kõik sinu valik, sinu teadlik valik on see, kuhu sa oma tähelepanu suunad, kas puudusele või võimalusele, hirmule või armastusele. Et tööta selle nimel või tegutse selle nimel, et saavutada oma sisemine tasakaal. Ole aus oma tunnete suhtes ja teadlikult vali või keskendu sellele, mida sa soovid luua. Ja siin on vaja seda püsivust ja tugevust ja kannatlikkust. Ja see tuleb mitte siis nii-öelda väljaelamisest või allasurumisest, vaid vaiksest, kindlast, ausast kohalolust. Et pane tähele, jah. Et see vesi siin selle mõõdukuse kaardi peal justkui see vesi vett kallatakse ühest karikast teise ja see sümboliseerib mitte ainult tasakaalu, vaid ka muundumist. Need emotsioonid, need tunded, need sisemised protsessid, neid ju ei suruta maha, vaid neid sulatatakse omavahel kokku. Sulatatakse omavahel, luues sügavama sisemise rahu ja kohalolu. Ja tegelikult, kui toimub siis see energeetiline nihe sinu kehas, siis see on tajutav, sa tajud seda. Ja sinu sisemine vibratsioon muutub. Ja kui sa nagu energeetilist seda muutust teed enda kehas, siis see keha, meel hakkavad helisema või kõlama sama sagedust. Ja see on siis alkeemia. Et liikuda kerguse suunas, et sinu olek ei saa jääda samaks, kui sa tegelikult reaalselt füüsiliselt kehas teed seda alkeemiat endal. Ja see tähendab ka seda, et kui sa seda nagu enda kehas siis teed, seda alkeemiat,
muundada ära oma piiravad uskumused, emotsioonid, laengud, kõik selle, siis siis need muutuvad nagu selliseks elujõuks. Sa tunned, kuidas sul nagu, sul tuleb nagu elujõudu rohkem juurde. Et ja selle energeetilise muutuse tõttu ei pea sa ka oma mõtteid enam muutma, vaid need muutuvad automaatselt. Kujutate seda ette, et kõik, mida sa nagu vabastad oma kehast, mis on kinni jäänud ja sulatad ära ja vabastad, siis me ei pea isegi oma mõtteid muutma, nagu ka tihtipeale siin õpetatakse hästi palju, et muuda oma mõtteid, siis sinu elu muutub, aga tegelikult see on nagu energeetiline majandamine ja see kurnab ja väsitab ära. Ma olen ka seda teinud, jah, ta võib-olla mingil hetkel kuidagi toimib, aga ta on väsitav ja kurnav, sa pead kogu aeg oma mõtteid majandama. Aga kui sa teed energeetilist muutust oma keha tasandil, siis need mõtted, mida sa oled näiteks mõelnud juba viimased pool aastat, näiteks ütleme, et ma ei ole piisav, siis ta kaob iseenesest. Siis ta kaob lihtsalt iseenesest, seepärast et sa oled näiteks selle ära, sa oled selle energia enda kehast vabastanud, see on nagu näide, eks ju. Või sa tunned tohutut armukadedust, sul on nagu armukadeduse hood või midagi sellist, siis ka neid on võimalik siis oma kehast vabastada ja üks hetk sa tunned, et sa ei tunne absoluutselt mitte mingisugust armukadedust. Ja see on nagu tõeline vabaduse suund, kuhu liikuda. Ja see ongi, et siin on see alkeemiakaart, töökaart ja emotsioonide kaart välja tulnud, et just kui sa peaksid ikkagi tegelema oma sisemise energeetikaga, mitte oma mõtetega, mitte oma emotsioone alla suruma ja välja paiskama, mitte lukustama oma pilku sellele, mis on kõik halb ja paha, vaid sulatama enda keha tasandil energeetiliselt, muundada ära ja vabastada see energia, mis on sul kehasse kinni jäänud ja selle nimel teha siis tööd. Võtta see prioriteediks. Prioriteet number 1. Et minul on see näiteks prioriteet number 1. Kõik muu on teisejärguline. Ja sellepärast, et ma tean, et kui ma vabastan oma emotsioonid, laengud oma kehast, siis tuleb ülejäänud kõik järgi. Et ma ei pea selleks mitte midagi tegema, kui ainult keskenduma sellele, et puhastada enda seest olevat seda rämpsu, mida ma olen siia kogunud terve oma elu. Ja nii on. Grupp number 1 minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Ja grupp number 2, kes valis siis selle kaardipakki, vaatame, mis toetab sind, et sa saaksid jääda oma tõesse ja aususesse. Mis toetab sind, et sa saaksid jääda oma tõesse ja aususesse. Oi, kõik kukub. Siit tuleb isegi. Võta nii palju.
et siin ma näen siis, et siin on sisekaemust ja transformatsiooni, et siin on oluline vaadata tulevikku ja sul võivad olla nagu nägemused või soovid liikuda kuidagi edasi, aga sul on veel nagu küsimus või sul on nagu tunne või tekib sul mingisugune hirm, et kas sa julged valida oma tee, sest vaadake, kuidas ta vaatab seda lindu ja ta tahaks nagu liikuda vabaduse poole. Lind on nagu minu jaoks vabadus, ta lendab taevas, ta on nagu hõljub seal ja ta naudib seda vabadust. Aga sa tunned ennast nagu kuidagi seotult ja kinni seotult, et sa nagu mis iganes põhjusel sa seda valikut siis ei tee, mis tuleks nagu sisimas ära teha, et liikuda selle tõe ja aususe suunas ja olla eelkõige iseendaga aus ja vaadata iseenda sisse, et kas sa julged valida oma tee, sest sa oled siin nagu kinni seotud mingil põhjusel ja kardad võib-olla teha neid valikuid või samme. Kas sa usaldad oma nägemust, isegi kui see tähendab eraldumist vanast või teiste ootustest, et sa pead nagu meelde tuletama endale või mõtestama läbi selle, et enda jaoks või mõtlema selle üle, et sinu nägemus on väärtuslik ja sinul on vabadus otsustada, kuhu sa oma energiat tahad suunata, kuhu sa tahad minna, mis on sinu soovid, sa oled vaba tegema neid valikuid. Sa ei pea valima mugavust, vaid tõe. Ja sa pead vaatama üle oma suhte iseendaga. Ja teised inimesed ja maailm on justkui sulle nii-öelda see nemad näitavad sulle, kus sa oled nagu kinni jäänud. Et seepärast, et teised inimesed ja maailm on sinu projektsioon, sina lood neid endale. Ja siin on päris kindlasti ka hülgamishirm. Kardab teiste poolt hüljatud saada ja hülgad iseennast ja sellepärast sa ei tee neid valikuid ja sellepärast sa ei saa olla ka oma tões ja aususes. Sa pead sügavalt enda sisse vaatama ja küsima endalt, et kus sa valetad iseendale, kus sa ei julge, kus sa kardad, et sind hüljatakse. Kui sa kardad nagu hülgamist, võid alateadlikult hoida ka distantsi teiste inimestega või siis iseendaga. Ja kui sa pole iseendaga aus, siis see kajastub ka kindlasti ka teie suhetes, partnerlussuhetes ja kõikides muudes suhetes. Ja tõeline ausus algab siis enesega kontakti loomisest. Ja alles siis saavad ka teised inimesed või teine inimene sind tõeliselt näha ja vastu võtta, sest energeetiliselt oled sa nagu paigas ja kohal. Et siin on oluline vabaneda mingisugusest vanast minast ilmselt. Et läbida see sügavam transformatsioon
sügavam transformatsioon ja lasta lahti sellest identiteedist ja nendest vanadest mustritest, mis hoiavad sind nagu kuidagi selles lõksus. See võib olla ka selline egosurm, mingite varjude vabastamine, näiteks seesama prostituudi vari, mis siin on, kardab teiste poolt hülgamist ja hülgab iseenda. Et et sa pead nagu langetama need maskid iseendalt. Selleks, et elada autentselt, pead sa laskma mingil vanal mineviku versioonil surra. Võib-olla sellel, kes tahab kõigile meeletult meeldida, nagu siin sellega siin välja tuleb, ja sellega sa nagu hoiadki ennast selles vangistuses. Või siis ka näiteks sellel, et näiteks sa arvad, et pead olema alati tugev. Aga sinus on see vari, kus sa nagu müüd maha oma väärtused välise heakskiidu eest. Ehk siis hirm hülgamise ees võib panna sind loobuma enda sügavamatest soovidest, enda aktsepteerimisest. Aga siin ei ole vaja ennast süüdistada, vaid ja ennast kuidagi halvustada sellepärast, et sa kardad nagu teiste poolt hülgamist ja hülgad iseenda, või et see prostituudi vari ei ole seotud kuidagi prostitutsiooniga, kuigi ta võib olla paljudele ebamugav. Ka mina olen selle prostituudi vari käes väga palju olnud. Ja kõigis inimestes on need varjuküljed olemas, need arhetüübid, need variarhetüübid, prostituut, laps, ohver ja saboteerija. Kõik inimesed, kõigil inimestel on need. Need on lihtsalt selliselt siis paika pandud. Aga et siin on nagu oluline kutse justkui sulle, et tagasi tulla enda juurde. Et kui sa ei hülga enam iseennast, ei saa teised sind nii kergelt haavata ka. Ja kui sa oled endale truu, ei ole enam vajadust müüa oma tundeid, väärtusi ja kohalolu. Et siis sa hakkad ise valima, mis on sinule oluline. Et mis sind toetab, et jääda oma tõesse ja aususesse, on see, et usalda, loo endaga aus ja haavatav kontakt. Ja ole valmis vabastama mingisuguseid vanu mustreid ja ole nagu märka endas neid varjukülgi. Ja see on nagu justkui see uks vabanemisse ja uue eneseväärtustamise või sellise eneseväärtustamisteekond justkui. Või sa hakkad ennast hindama, et välja tulla sellest. Et siin ongi kutse sulle, et sul on vaja vanad mustrid maha jätta ja sa ei saa teha seda mõistuse tasandil, see vajab tunnete lubamist ja tõelist kontakti. Et siin on soovitus sulle sügavalt, et vali
vali enda tõde isegi siis, kui see teeb sind haavatavaks ja oht on, et võib-olla inimesed hülgavad sind, aga ära hülga iseennast. Isegi kui see tähendab, et teised nagu hülgavad. Liigu julgelt edasi oma soovitu tulemuse suunas, sest vaata enda sisse ka väga palju, et siin on, sa oled ennast nagu, hoiad iseennast nagu tagasi ja sa oled siin selles lõksus kinni. aga minu poolt kõik, suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Ja grupp number 3, kes valis siis selle kaardipaki, vaatame, mis toetab sind, et sa saaksid jääda oma tõesse ja aususesse. Grupp number 3. mis toetab sind oma tõesse ja aususesse või aususes olla. Või jääda. Mis toetab sind oma tõesse ja aususesse jääda, on see, et siin on nagu enesevastutusele võtmine ja et siin on nagu oluline väljendada oma tõde ja olla ka võib-olla iseendaga vaikuses. Et saavutada nagu kontakt oma kõrgema teadvusega ja oma hääle kõla või väljendamine aitab sul nagu seda tões ja aususes olla. Väljenda oma sisemist valgust läbi tõe, et siin on nagu see päike ja kollane värv ja sinine värv ka, et siin ongi võib-olla midagi seotud selle kõrvitsakraga, rääkimisega, väljendamisega ja sinu sees on palju seda päikesevalgust, teadlikkust, eluenergiat ja loovust, et leia võib-olla omale mingisugused loomingulised tegevused ja ära takista enda ausust väljendamast. Samuti ei pea sa nagu kõigega üksi hakkama saama või üksi kõike tegema, et siin oskus võib-olla jääda iseendaks isegi teiste keskel, teistega seotud olles on see, mis loob justkui seda usaldust ja tuge ka teiste poolt. Ja sinu tõde leiabki võib-olla sellise koha maailmas läbi koostöö teistega, aga sa ei hülga end selle nimel.
sa ei kohanda ennast teiste järgi. Et siin võib-olla kohati võid sa nagu jääda sellisesse ohvriseisundisse või kukkuda sellisesse paigalseisu, kus tegelikult see on vajalik sulle, sellepärast et sul on vaja ohverdada midagi, mis sind nagu ei toeta. Ja sa pead oma perspektiivid ümber muutma. Et peatu võib-olla hetkeks ja et näha elu teisest vaatenurgast. Ja asjad ei pea kiiresti juhtuma, on endale aega. Sest et sisemine nihe on palju olulisem kui välised saavutused. Kui toimub sisemine nihe, siis välised saavutused või väline tuleb nagu justkui kohandab sind sinu siis oleku järgi. Ja selles tões ja aususes püsimine tähendabki võib-olla sulle, et vahel on vaja ajutiselt lahti lasta millestki, et vaadata, et mille nimel sa üldse teed midagi. Ja Poodu kutsubki sind nagu justkui vaatlema asja südamega, mitte egoga. Kindlasti aitab sul kaasa selgus, siirus ja ehe rõõm. Sest et päike toob esile selle, mis on puhas ja siiras ja ehe. Ja sellisena sa peaksidki ennast väljendama. Et sina oledki selline, sina oled päike. Ja see on kõige ilusam energia ju. Selline lapsemeelsus, usaldus elu vastu, puhtus ja valgus ilma maskideta. Et see päike toetab sind ja ütleb sulle võib-olla seda, et ausus ongi kõige eredam valgus. Ja selle kõrval ei ole isegi haavatavus oht, vaid tegelik jõuallikas. Et ära oota, et keegi teine tuleks ja annaks sulle loa olla sina ise. Ja vaata ausalt, mis on sinu sees ja mis on väljas, ilma õigustusteta, ilma eitusteta. Ja lase ennast sisemisel valgusel juhtida, isegi kui meel ei saa kohe aru, mis toimub. Et ära lase meelel ennast takistada ja loo nähtamatu nähtavaks. Sest et sina oledki maag tegelikult. Aga selleks tuleb võtta vastutus selle eest, kes sa oled ja kus sa päriselt seisad ja kus sa liikuda tahad. Et pühendumus ja koostöö ilma ennast kaotamata on siin oluline. Ja lubada sellel vaiksel transformatsioonil luua sinust sisemine nihe, füüsiline sisemine nihe, sest et puhtalt mõttest või vaatest teise vaatenurga alt asju ei muuda nagu reaalselt sinu sellist reaalsust, vaid just nimelt see vaikne transformatsioon toimub läbi energeetilise sisemise nihke. Et see rõõm ja ausus, mis kiirgab seestpoolt, lase sellel välja tulla.
et võta vastutus kindlasti enda elu eest, enda tunnete eest, kõige selle eest ja loo valgust enda sees. Ja see hakkab välja kiirgama. Ja isegi kui meel ei mõista, siis süda tunneb kindlasti seda. et siis sa hakkad enda elus looma seda, mida veel ei ole sinu elus ja kaardid näitavad, et sa liigud nagu jõuliselt sellise päikesevalguse suunas ja see kõik aitab sul säilitada või toetab sind sellel teekonnal, et sa saaksid oma tõesse ja aususesse jääda. Ja ta loob midagi väga ilusat sinu elus. Või siis mitte ta ei loo, vaid sina lood oma sisemise valguse, päikese ja sisemise transformatsiooniga. Lood sa oma ellu midagi sellist, mida veel ei ole sa näinud, kogenud, tundnud, võib-olla isegi mitte pole veel selle peale isegi tulnud või mõelnud. Ja sa hakkad nagu edasi liikuma ja sa oled päike ise. Ja kui sina oled päike ise, siis ja sa ärad seestpoolt, siis kõik sinu ümbrus kiirgab sulle seda tagasi. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast, kohtume juba järgmises videos.